Me oleme jälle sõidus. Sellel aastal oleme tegemas sellist sügistrippi. Meil on täna oktoobrikuu ja 3. oktoober, kui mööda ei pane. Ja me oleme hetkel Virtsus Alexela tanklas. Saime siin kokku, mina tulin Saaremaalt, Praamiküle, Madis tuli Tallinnast. Ja sellel korral me teeme siis niimoodi, et me ei lähe välismaa tripile, vaid me hakkame sõitma Eesti metsas. No äkki hüppame korraks üle Läti piiri lihtsalt, et saaks öelda, et oleks välismaal käidud. Meil on vaja see peatus seal põhjuses ära teha. Aga et hakkame sõitma Eesti tetti, see on siis see metsatee selline. Ja vaatame, kuhu see meid viib, et tänane plaan oli Taagepera lossi jõuda. See oli 250 kilti või? Kuskil 200 kilti võib-olla natuke vähem. Et mööda metsa siit hakkame kolistama, et asfaldi peale katsume võimalikult vähe sõita. No asfaldi peal sõidaks ju 200 kilti, ütleme kuskil alla 3 tunni võib-olla. No eks me vaatame praegu, mis kell on. Kell on 12.20. Nii et vaatame kaua... Õhtul kohal olla ikka? Jah, tahaks õhtul kohal olla. Sauna? Eks neis, sauna võiks ju teha. Ma panen kotti ratta külge. Mul siis ka nagu Siimul võttis klaasi eest ära. Ma võtsin siit ühe jupi küljest ära. Natuke kaalu kokku hoida ja... Sinna toru sisse midagi ära peita, vaata siin salalaegas. Õli igaks juhuks, kui läheb vaja, siis siit saab õli võtta, mootoriõli. Mõtlesime sellel aastal sõita oktoobris Kreekasse, aga see plaan jäi kahjuks katki. Viimase 3 aasta jooksul oleme teinud 3 pikka reisi. Esmalt käisime Rootsis, üle-eelmisel aastal sõitsime Nordkapi ning tiirutasime Põhja-Norras ja eelmisel suvel läksime tsiklitega Saaremaalt Horvaatiasse. Kõikide nende reiside kohta leiab minu YouTube'i kanalist ja kodulehelt ka reisivideod. Minge vaatama metsmaa.ee. Aga nüüd tuleme Eestisse tagasi. Kuna Kreeka plaan jäi sellel korral ära, oleme otsustanud minna vallutama jupikest Lõuna-Eesti TET metsarada. TET ehk Trans-Eurotrail on mootorratturite matkarada maastikul ja metsateedel. Distantsi kogupikkus on circa 51 000 kilomeetrit ja rada läbib paljusid Euroopa riike, alustades Põhja-Norrast ja lõpetades Lõuna-Itaalias. Eesti TET matkaraja pikkus on 3063 kilomeetrit. TET on loodud tsiklimeeste endi poolt eesmärgiga reisida Euroopas mööda väiksemaid metsateid ja radu. Virtsust Pärnu poole liigume pigem mööda kruusateid ja uputamiseks veel ei lähe. Suve pealinna jõuame kiirelt kohale ja traditsioonidele truuks jäädes otsustame teha Maxima Hesburgeris hommikusöögid. Täpselt siin olime ka aasta tagasi meie Horvaatia tripi eel, kui Madis uhkelt kaasa võetud kraami demonstreeris. Söögi kõrvale teeme Taagepera lossi broneeringu ära, mis on uskumatult odav, koos õhtu ja hommikusöögiga vaid 50 eurot nägu. Ja lisaks uurib Madis meid ees ootavaid hüvesid. Majutus. Rikkalik buffet hommikusöök. Spa ja saunakeskuse külastus. Sügisene turgutav tervitusjõuk. Maitse elamusi pakkuv 2-käiguline õhtusöök. Mida veel? Ja siis saab õhtuks sauna minna. No ma loodan ka, et saab sauna minna. Sööme kõhud korralikult täis ja asume Taagepera lossi poole teele. Kuna käes on juba oktoober ja ilm kõige soojem ei ole, siis tõepoolest ees ootav spa erinevate saunadega tundub lausa imeline. Aga kutsun teid nüüd oma 1988. aasta Honda Transalpi selga ja hakkame koos lossi poole liikuma. Mööda maanteid tuleks GPS-i andmeil sõita 97,3 kilomeetrit ja see peaks aega võtma 1 tund ja 13 minutit. Kuna meie liigume mööda metsa, siis kilomeetreid võib isegi vähem tulla, aga kiirused on oluliselt väiksemad ja tunni veerandiga me kuidagi hakkama ei saa.
jalgi mingi pakkuda küll. Lossi juurde jõuame siis, kui väljas on juba üsna pimedaks läinud ja tasapisi on hakanud ka vihma tibutama. No nii, me oleme jõudnud nüüd enda esimesse sihtkohta. Taagepera. On see Taagepera, jah? Taagepera loss, jah. Taagepera loss. Eemalt pimedast tulime, siis äkki valgustatud loss tuli nurga tagant välja ja näeb ikka päris selline uhke välja. Midagi võib-olla pädaste kanti, nagu ma mõtlen. Veel uhkem, suurem. No eks me homme päeval filmime ja teeme äkki mingid pildid ka siin motikaga, et... No ma ei tea, kas me teeme, et homme pidi ju paduvihma sadama. Mis siis, kus see seda? Ei ole. No praegu sadas juba. Aga praegu oli jah, et läks nagu ikka pimedaks ja hakkasid nagu jahedaks ka kiskuma. Et kui jahedaks kisub ja pimedaks läheb, siis äkki näpu otsas natukene külm ka juba. Siin radikas ka õnneks. Plus veel hakkas sokid radike peale panna. Mõni hetk tagasi hakkas siis natukene vihma tulema tõepoolest tibama, et aga õnneks saame nüüd tuppa ära. Siin on meil kiire õhtusöök 10 minuti pärast. Nii peen värk, et restoranis pidi siis laua ka bronnima ja mis sa süüa tahad. Ja me läksime pasaste jalanõudega, kiivrid näpus, märjad. Läksime siis sinna. Andke süüa ja... Aga põhiline on see ikkagi, et me teeme kiire söögi ära ja siis tahaks spaasse minna. Nüüd väikse saunadeks küll praegu. Tavaliselt me oleme harjunud telgis olema või kui siis mingis hostelis või midagi. Aga nüüd siis sattusime lossi. Kuidas nii juhtus? Nii Horvaatia kui Nordkapi esimene trip. Me oleme esimesel õhtul telkinud. Ja praegu samal ajal me paneks telk üles kuskil. No praegu ei tahaks telk üles panna, olgem ausad. Me ei tahaks, jah. Ma juba lõpus hakkasin küsima iga natuke seda tagant, et palju meil kilomeetrid on siin lossini. Aga selline on tore koht, jah. Ja meil siin paketis oli ka õhtusöök, nii et vallisime endale siin kana koos kartulipüreega. No tal oli mingi uhkem nimi, aga ma ei meenu hetkel. Aga näeb isu äratab välja, nii et saad isu. Sügistervitus oli ka. Sügistervitus oli ka, seda enam pole siin. Aga siin oli sügis mingi ergutus või mis iganes selle nimi oli. Sügiservutus. No räägime, mis kook on. Seda ma küll ei mäletas kooks on, aga no hea näeb välja. Ja lõhnab hästi. Pärast õhtusööki veedame veel tunnikese lossi keldrikorrusel asuvas spaas, mis näeb väga äge välja. Kokku on seal 5-6 erinevat sauna, millest kõige lahedam on vanaaegne suitsusaun. Tõsi on küll see, et suitsu seal väga palju ei ole ja kui ahjuluugi lahti teeme, siis leiame seal tagant hoopiski elava tule asemel patarei toitel küünla, aga efekt on sellegi poolest olemas. Ilm ei ole palju lubav. Mingid sentike sajab, jah? Kõige tumedam taas polegi. Eile siis tegime väikese mullivanni ka. Käisime siin spaas ja ega siis muud pikka pidu polnud, et umbes südaöö ajal keerisime magama ära. Madis siin väitis midagi, et ma olin norskama hakanud, kuigi ma pigem kahtlen, et... Aga teine asi, mis siin oli veel, et hommikul kusagil nõks peale 7, keegi panema mingisuguse kõlari käima. Ja siis lasi mingit päris valju tümmi niimoodi, et ma ei tea, millisest toast see küll tulla võis, aga siia tuppa kostus ka suht hästi ära. Võimalik, et keegi ees seal vahepeal ütlemas ka, et kuule, pane vaitse. Sest mingil hetkel jäi nagu natukene vaiksemaks. Edasi liigume juba hommikus sööma. Hommikus sööme, aga pakatiks väike tervitusnaps ka. No tegelikult see tühi kandik täitus võluväel uute roogadega ja saime kõhud korralikult täis süüa. Enne minekut tegin veel ka mõned fotod. Siin näete foajees asuvat antiikset mööblit.
kõrval asus ka meeletu suur kamin, millel omakorda väga uhke ratsanikuga kell. Aga ega midagi, kui ajame vihmariided selga ja paneme leekima. Kuna terve öö on taevast vett alla tulnud, siis tänased teed saavad olema päris libedad ja kõik võimalikud augud on samuti veega täitunud. Võta see pulk ära, mis püsti on, vaata. Et ma tulen lähemale, siis saab moos tasakaalu hoida. Hetkel tulevad kilomeetrid päris hoogsalt, aga järgmiseks näeme ees päris mudast pilti. Riigimetsast veetakse puitu välja ja tundub, et miski traktor on siia suuremad rööpad tekitanud. Ühte sellisesse rööpasse upun mina kohe ära. Mingi kord oks on siin. Ma ei tahtnud keskelt sellest minna, et siin saaks need kord oksad eest ära siit. Ja siis ma mõtlesin, et kui ta hakkab kalduma, siis ma kukun ühele poole teise poole. Jah. Suure hädaga saan ühest rööpast välja, aga siis upun kohe kõrval olevasse. Tinge natuke. No mis sai Madis? Kaput. Tuleb pismi parem siit kohast. Lõpuks saan ka siit välja, aga kõik jätkub ja istun järgmiseski kinni. Nüüd tuleb Madis appi ja hakkame koos ratast august välja sikutama. Järgmisel hetkel käib raksakas ja näen, et kett on hammasratta pealt kadunud. Kas tõesti? Lõpuks ometi meie reisil on midagi juhtunud ja ma olen oma keti pooleks saanud. Pühin ratta pealt muda vähemaks ja näen, et tegelikult on kett vaid hammasratta pealt maha jooksnud. Teadolevalt meil kunagi midagi ei juhtu ja tööriistasid oleme igal aastal aina vähem kaasa vedanud. Aga kuna meil on kaasas umbes 6 nipukat, 1 tellitav võti ja ristpeaga kruvikeeraja, siis nende vahenditega on natukene keeruline seda ketti pingutada ja see tellitav võti on ka pigem selline väike, et siin peaks olema mingi 17 volt ja ma arvan, et see tellitav nagu ei sobi selle jaoks ja jääb natuke liiga väikseks. Mul on praegu tunne, võib-olla saab selle keti isegi natukene lihtsamini peale, ma ajasin ta praegu nagu hammasratta nii-öelda hammaste peale juba, aga natukene oleks vaja nüüd lükata, nii et Madis võiks siia appi tulla, et võib-olla õnnestub. Et kui siit praegu vaadata, et ei ole enam palju vaja, tal on kett on suhteliselt lõdva, et natukene nagu peale veel minna ja siis ta äkki läheb siia peale ise ära. Palju puudu ei ole, natukene aitaks lükkamisega kaasa ja äkki tõmbab ise peale. Saame keti uuesti peale ja minu ratta muda august välja. Nüüd on vaja ka sama teed ka Madise ratas järgi tuua. Õnneks võtsin kodust kaasa puksi rihma, mille saan omal ümber kõhu siduda ja nii pean Madise ratta nagu tank läbi muda metsast välja. Et siin käib ikka siuke trennine tegemine, et täitsa pekkis. Jõhkrad palavan. Aga õnneks ainuke pluss on see, et vihmasadu on selline väga õrn seenekas nagu. Et suurt sadu ei ole. No Madis, mis teed? Täiesti pekkis, jah? Ei, mis?
natuke jõutrenni ka vahelduseks. Mul on rihm ümber kere ja siis ma tõmban Madis siit jamaaugust läbi. Ja see on ikka veel sama koht, kus mu see kett maha tuli. Madis tuleb sama rada järgi nagu. Lõpuks oleme mõlemad pääsenud ja saame hakata uusi kilomeetreid koguma. Näh, päris tee. Oled ümber? Nii jaurud seal. Sa oled, ega see aali on 3. Siin sisse sõitsid siis? Kõige pannud kännu keset teed. Ma sõitsin otse keset kännu. Kurat, see on nii lolli koha peal. Ma räägin, alla. Üles minema. Bremsu vastu. Nii, võtta hoia pere. Kott läks vette täpselt. Läks või? Vanad rattad on pommikindlad ja igasugused väiksemad külili käimised ei tee neile midagi. Vajutad starteri nuppu ja suksu läheb kohe käima taas. Hoiame suunda jätkuvalt Valga poole ja üsna pea jõuame ka kohale. Käime tankimas, teeme kohvemilki ja mündipesulas laseme rataste pealt muda maha. Nüüd aga Madise ratas enam edasi ei sõida. Läheb käima, aga nii kui käigu sisse paned, sureb taas kohe välja. Kiirelt tuvastame, et probleeme tekitab tsikli jalaandur, mis arvab, et rattal on jalg all ja sellepärast ei luba ka käiku sisse panna. Mis mõllud? Kuule, ma lasen siin õli natuke selle jala. Madisega vaatame, et kui jalg alla panna ja siis uuesti ära võtta, siis see vedru ei liigu piisavalt üles ja kui pead käigu sisse hakkad sõitma, siis sureb välja. Aga siin see tross on kinni, see on nagu, tatku võib-olla tunne ka, et liiv on sees nagu trossi kõris. Et näpuga aitad üles ja siis see andur tuleb maha, et turvaandur nii-öelda. Midagi mahub ka sisse. Peaks nagu käima selle kohta. Mõtlesime, et võtame selle trossi siit tagant üldse ära praegu, et ei ole seda andurit siin vaja. Ei saa seda trossi selle ketiööliga niisama liikuma. Võtame trossi anduri küljest lahti ja loodame, et Madis jalg all rattaga sõitma ei hakka. Kompassi peale järgmiseks suunaks valime Viljandi ja hakkame mööda metsa sinna poole uhama. Ma olen täiesti kinni. Siin on mingi palk. Ma saan mu esiratta alla mingi asi. Samal ajal on kell armutu ja õige pea kisub juba päikese metsa taha looja. Viljandis guugeldame endale ööbimiskohaks Felixi maja nimelise maja, eelkõige selle tõttu, et seal pakutakse ka hommikusööki. Positiivne üllatus on seegi, et Viljandis toimib ka Bolt Food ja nii saame omale mugavalt õhtuks ka nuudleid tellida. Meile tulid uhked söögid, räägi Madis, mis menüüs on? Menüüs on nuudlid, kana, krevettidega, muna, juurviljadega, ühesõnaga kõigega. No tere hommikust. Me ööbisime Viljandis täna sellises kohas nagu on Felixi maja. Me oleme Felixi maja ainult külaliste parklas. Teeme siin hommikused kiired pakkimised ja siis hakkame minema ka. Felixi majas sai siis väikese hommikusöögi ka teha. Selline koht ja nüüd vaatasime linnulennult on 14 kilomeetrit ja siis me jõuame uuesti Tetiraja peale ja hakkab jälle see mürgel pihta. Täna õhtune plaan on siis lõpuks jõuda koju ka, nii et vaatame orienteeruvalt kusagil
4-5 ajal peaks hakkama siis Madis Tallinna poole ja mina Saaremaa poole jõudma, et vaatame, kus iganes me selleks hetkeks nagu välja jõuame, siis sealt keerame kodude poole oma rattad ära. No mis teed? No ma ülitan siin ketti, ma ei tea, tühjaks saame jah, ma ei tea, kui palju sellest kasu on, aga esimest mudaaugust läbi ja siis on see kogu see õli läinud, ma arvan. Aga noh, eks see muda ka ülitab mingis mõttes. Veepudelid on täis, vihma praegu ei saja, terve hommik on sadanud muidugi. Aga Siim nägi kuskil sinist taevast, ma ei tea, sa võid vaadata, kas... Seal on, mida keeledam triipata läheb. Igiliikur on siin pildi peal praegu. Eile seal Valgas käisime pesus ka, lasime seal mündipesulas turvekaga rattad puhtaks. Ennem oli päris hull, nüüd on vähem hull. Ma pigem puhtamaks kui puhtaks, aga... Tänane plaan on välja jõuda Raplasse ja seal lähevad ka meie teed lahku. Mina keeran suuna Saaremaa poole ja Madis läheb edasi pealinna. Suureks uputamiseks täna ei paista minevat, aga mõned kihvtid lõigud jäävad ikkagi teele. Kuna terve öö on ka sadanud, siis teed on jätkuvalt väga libedad ja porised. Mingite siklid, kes siin minnud on igatahes. Ma arvan küll. Et ma pean seda arvestama, mul on ainult esipidur. Vahepeal hakkab ilm justkui paremaks minema ja ühel hetkel hüppab isegi päike nurga tagant välja ja saame teha ühe fotojäädvustuse oma sügisreisist. Peagi oleme ka Raplas kohal, kus meie teed sellel korral lahku lähevad. Nüüd saamegi reisi kiirelt kokku võtta ja teile tänud kaaselamast. No tehtud tänaseks. Vaatasin 721 kilomeetrit ja me oleme omadega Raplasse jõudnud. Ja siit edasi Madis paneb nüüd Tallinna poole ajama, mina panen Saaremaa poole ajama. Ilm on läinud natukene paremaks, kui ennem lubas päris vihma, siis Tallinna on seal pool, kus need tumedad pilved on ja minu pool on seal jah, kus sinine laik on. Kusagil seal pool. Aga et osad kohad jäid meil sõitmata, tegelikult tahtsime natuke rohkem sõita, aga eile me istusime nii kaua kinni ka, et ei jõudnud nii väga kaugele. Mõtlesime juba eile jõuda kusagile Türile või Paidesse või mis kohta välja, aga jõudsime natuke vähem, aga Hawaii. Oota, räägi ka mingit asja veel vahele. Kuidas oli nagu ja mis ma räägin täpselt sama juttu nüüd sulle. Et tagumik on valus või? 721 kilomeetrit. Tagumik on valus või? Mina nüüd hakkan sinnapoole minema, kus see sinine taevas on ja Siim läheb siis sinnapoole, kus see tume taevas on. Ei ole tagumik valus selle sõnaga? Ei ole. Ei, mul pole ka lebo. Jah, no libe oli. Täna oli ikka märg ja kõik lehti täis kõik. Ja kruusateede peal enamasti on jah, et esiratas käib lihtsalt niimoodi ja väga suure hooga ei saa sealt läbi sõita, et kurvides ja kui on meil mingid rattajeeled seal sees, autojeeled, siis ta kisub jälge ja et siuke välja kutsub ikkagi. Nojah, aga tsiklid ja igiliikurid, ükskõik kus sa nendega sõidad, ükskõik mis sa teed, vahepeal käid kummul, mis iganes. Kusjuures ma ei ole Siiman veel kummul käinki. Madis ühega ralli. Sa pead siin moe pärast oma rattakõra külje peale lükkama. Et ühesõnaga kogu aeg nad sõidavad ja midagi ei juhtu ja häda pole ja anna paaki kütust natukene ja läheb edasi. Kuule, aga davai siis. No aga davai siis.